tere tulemast siis tagasi stuudiosse, kus jätkame. Stuudios on, kuidas see käis? 2 meest ja naine. Stuudios on 2 saatejuhti ja naissaatejuht. Vist oli niimoodi, fuck. Meil on nüüd täiesti uus inimene, Kadri-Maria Mitt. Asemel on meil Kadri-Maria. Ega ma ei tea. Mina mõtlesin, pakume üldse variante, mis oleks võinud Kaita võtta omale perenimeks, arvestades asjaolusid. Mina pakuks esimesena, ma olen isegi kirja pannud mõne variandi. Ongi või? Uus rubriik. Nime uue. Mis nimega täna Kadri-Maria perekonnanimega on täna siin stuudios? Kadri-Maria siis kuulaja jaoks. Kadri-Maria läks siin, mis see väljend on, kui nagu ta Anu alla või see on kihlumise osa või? Anu talla läks Kadri-Maria ja millega pärast... Läks kopsikule. Läks koppi. Ennem kui nimesid pakume, mis võiks olla tänapäevane alternatiiv Tanu alla. Tõmbas tääbi. Jumala eest tõmbas tääbi. Kats tõmbas jumala eest tääbi. Tõmbas abielu tääbi. Ikka see väljend on, originaalväljend on sees, aga teed natuke kuulimaks. Notar tegi ka vastu tääbi. Peegelpildis, et nagu treener, et ei läheks sassi. Käisin täna just juuksuris ja siis ta ütles, et kummale poole sa kammid. Ma ütlesin, mina ei tea. Ma tõesti ei tea. Sa olid sassi. Ja siis ta ütles, et pane silmad kinni. Siis ta likas sulle soengu. Aga sellepärast just, et on peegelpildis. Oot. Ja, no, aga see kas siis selgus kummale poole? Sa kammid vist siia poole või? Sinna poole, jah. Aga ma pidin ikkagi käega proovima. Vot, aga see oli väga kummale poole sa tääbi teed noortele ka midagi võib-olla? Peegli eest teed niimoodi. Cancel. Pane silmad kinni ja tääbi elu eest. Skrut. Ikka siia ma vaatan. Kui hakkad insulti saama, siis minu meelest üks tükk oli see, et sa pead testima. Keegi hakkab solvama sind või? Hakkad insulti saama. Sain mingi, mind solvati. Insult. Kas sul on hakanud juukseviljed halliks minema? Solvang. See oli solvang. Minu jaoks see on. Mina on forever young. Mina küll ootan, ma just ükspäev mõtlesin, et mul on suguvõsas näiteid sellest, et on eeldus, et võiks minna halliks. Täiesti halliks. Sul paar on juba ju? No, aga see... No, et siis ongi lootust, et... Hallpea tausta. Hallpea tausta. Jälle see on selle noore odeniga kokku, kelle poolest jutust ei saa midagi aru. Hallpea tausta. Jah. Ma olen nagu see prillidoosis, et kutsutakse noored, kes ütlevad väljendeid ja siis pensionär peab arvama. Hallpea tausta. Mis see võib-olla? Hallpea tausta ja... Midagi longeroga seoses. Ja mingi kiilas pead kummardama. Ei olnud või? Midagi? Hallpea taust. Kus see vahe on? Hallpea taust või hallpea taust? Hallpea. Või hallpea taust? Hallpea tausta. LLpea taust. LLpea taust. Oota, mis on hallpea tausta ja BS haata või? BS haata kevadel. LLpea tausta talvel. Mis sa ütlesid selle räppari kohta? LLpea taust. Tausta. See on nagu tõustimine ka natuke. Tõustin. 1, 2, 3. Sul käis ju see ka. Kaarel Kose. Jah. Tsiteerisin teda just. Tõusti või? Jah. Kuskil Musta Kuu laulus oli. Aga ma ei ole tegelikult siiamaani välja uurinud, mis ta ütleb, aga mul on meeles, et tõustin. 1, 2, 3. Mis see võib olla siis? Mingit saiaga midagi võib-olla. Panin selle kolmanda kuumuse peale. Õite krõbedaks. Oden ei viitsinud isegi varjata. Meil on siis 7. veebruar, mis tähendab, et
võtke üks soe kakao ja nautige seda mõnusat maikuu päeva, kui te seda saadet saate vaadata. Kakao. Just ja tuleme siis tagasi, mis nime oleks ma just mõtlesin, et saab sujuvalt mis tanu alla, mis võiks olla trendikas tanu alla? Mis tanu alla? 2024. Jaa, mis Estonia on ju. Või mitt tanu alla. Ja. Tanu alla, seda ma ei mõtle välja. Ma arvan, et lihtsalt, et Okei, ta pohla selle nokatsi alla, midagi on sinna. Viltuse nokatsi alla noortele. Taurvi nokatsi alla. Forever young. Foreveri. Aga palju põnevam osa on ju selle juures on, et mis on siis Kadri-Maria uus perekonnanimi ja mis see võiks olla, mis see oleks võinud olla. Sest et valida saab ju minu meelest suht pohvult saad ju valida ju. Kõikide vahel. Sa võid panna põhimõtteliselt uue nime. Ainult minu vana nime ei saa valida lihtsalt lambist. Uuesti. Ma tahaks 3D-ga mitte palun. Vist abielludes saab, aga lihtsalt kui sa mõtled, et mu perekonnanimi võiks mitte olla, siis seda vist ei saa võtta, see on nii levinud üllatuslikult. See on selles nimekirjas. On või? Kas naan on ka või? Naan on sellepärast, et sa oled menüüs igal pool sees. Menüüsse ei tohi võtta enam. Võib-olla võid küüslauguga abielluda. Ma hakkasin kohe mõtlema, kuidas see küüslaugu oleks kirjutatud, kui ta päris nimi oleks nagu Kuees. Kadri-Maria küüs. Laugu. Eksküüslaug. Kadri-Maria mitmekesi. Mitmekesi. Mina mõtlesin, et sul oli variant. Sa oleks võinud panna ka Kadri-Maria sidekriipsuga. Et nagu see, Et perekonnanimi on sidekriipsuga. Kadri-Maria sidekriips või? Sidekriipsuga. Sidekriipsuga. Tere Kadri-Maria sidekriipsuga. Siis kõik vaatavad, kus su sidekriips on. Jah, oota, üks oli, et näiteks Kadri-Maria asula keskosa oleks võinud ka olla. Mitte see, mis sul tuli, vaid... Aga me endiselt, me ei paljasta seda. Me ei paljasta veel päris asja. Kadri-Maria asula keskosa, ka sidekriipsuga. Päris hea, see mulle meeldib. Kadri-Maria rägapart Trilljärv. Nüüd mul tekivad süümekad, et ma kuidagi nii lihtsalt kergekäeliselt võtsin seda olukorda. Siin tulevad head variandid. Ma arvan, et vastavalt siis, kuna sa oled seal käinud, siis oleks vabalt olnud ka variant, et Kadri-Maria nehatu. Sest vanus on meil kõigil seal, et eks ta on siuke lapsepõlve. Ma ei tea, kas Ladina Eestis oli nehatu või? Seal oli mingi muu. Ei. Toidutorn. See oli taim nehatu. Ei olnud. Oota, aga ma jäin mõtlema, miks see nehat üldse tuli lihtsalt, et retro. Sa oled käinud seal? Aga kus see on? Sest ma olen käinud seal. Kus ma veel käinud olen? Nehatu. See oli kunagi seal. See oli, siin oli, ei olnud. Kuule, mis siin? Lenka maantel nagu. See oli Baltas oli. Baltas oli ka. See on mingi purksi koht või? Okei. Lägapart, lägapurks tähendab jah, tahtsin öelda. No mis sa veel oden pakut? Vaata, see ongi peenutsejate rämpstoit lägapart. Pardiliha, aga majoneed igastmes. See on see pardipat. Tahaks seda pane üks põrda lägapart mulle. Siis kui keskaja rikas läks pärast pidu sööma. Pane mul fooliumisse see luige kujuline part. Hõbedasse pane. Pane mulle üks Johannese lägapart. Johannese lägapart, mõdu täis ka. Ise on mõdust vindine. Mõdust vindine, ise mõdust vindine. Ja soovis veel kaasa pakkida. Kodus ja soojaks lasta. Aga keskaeg oli siuke brutaalne, siis pakiti võib-olla mingisuguse teise inimese sisse või lõigati lahti keegi, see hoidis soojana ka. Oled kaineks saanud juba, kui sööma hakkad kodus. No mis sul tellisin selle? Mul elu lõpuni on veits mingi okserefleks selle surnud inimesega, sest ma ükskord pohmaga sõin sealt seest. See on kuidagi selle... Vastu hakkab nagu, kui ma näen surnud inimest. Et nagu, ja need Arhibaldi, need surnud inimesed, need nagu seisnud liiga kaua kuidagi, ma ei tea.
jahtunud juba ka. pea mind pirtsakaks, tead, lase maha või kuradi. Tõmba rattale. Sure katku. Pane häbi vasti. nii et siis Nehat oli viimane pakkumine. jah. Mis sa, Oden, pakud mingi prääksuvahe või? Torusall. Miks või? Kadri-Maria Miks. X-iga. Sest ma olen ka teatavasti. Kadri-Maria Urban Mix. Chill Beats Mix. Mõtlesin, et oleme spets vaikuses, kui ta teeb seda. Kas sul selle peab ära- AI mondib või? Kas selle peab ära udutama või? ei. Seda ei peagi udutama, sest sul tulebki udu suust. Just. Jokes on you. jah. Kadri-Maria sealt, Jokes on you, tsensuur. Kadri-Maria sealt kanakotist oleks ka. See kanakoti Maria. Täpselt mõnusalt jahe vesi on see. Aga lähme edasi. Ma ennem hakkasin, sul on, jääb siis see viimane Jääb torusall. viimane jah, see torusallikas. Sidekriipsuga. Stuudios Mattias Naan, Kristjan Oden ja Kadri-Maria Torusall. Tuupskarf. Buff. See on ju Buff, torusall on Buff ju. Tuntuim torusalli ettevõtte tootja Buff. Kadri-Maria Buff. Tahtsin tegelikult ennem seda rääkida, aga siis tahtsin enda otse eetris. Nii. Kui ma siia poole kiirustasin, siis ma kirjutasin teile chati ka, et tahtsin kirjutada sellise asja nagu kohe kohal. Aga mul olid kindlad käes ja kirjutasin kohes kohal. Ja siis tahtsin kirjutada kohal uuesti, nagu parandada ennast. Ja siis kirjutasin aske uut. Aga see oligi see sobiv, vaat see on see rege pasun, mis sinna pani otsa. Kohes kohal. Aske uut. Mul oligi ka isegi kirjas see, et meie saate, aga tead, ma jällegi ei tea, kas ma eelmine kord tegin seda, aga et kuna see ikkagi ska saade meil nüüd on, et saame siis saate sloganiks öelda 360 kraadi ska alt ja ska pealt algab saade. Algab kõik saade. skaast. Laulge skaad. Mul oli just rubriigi mõte, et kas me saame terve saate ilma ska ütlemata. Seal tõmbame maha. See võib olla eraldi rubriik nagu ska vaba. Teeme järgmine kord seda. Jaa. Ska vaba kott. Nii, selle ma võin maha tõmmata, sest see oli hästi cool mõte mul. Ja niimoodi siukseks sissejuhatuse soojenduseks, et mul on hästi kasulikud märkmed on ju alati ja siis seal on niimoodi pikema aja peale kogunenud mõtteid, mida ma siis siin sujuvalt olen maha kriipsutanud. Ja siis ma nüüd mõtlesin, et ma ei ole nagu tükk aega näinud neid, et hea oleks, nagu nii mälu ei püsi värske nii kõige osas. Võib-olla ajaloo, võib-olla mingi ühiskondlikult oluliste teemade osas, aga mingi kanakoti märkmed. Ja siis mul tuli meelde, et mädanesid ära mul. Mingi sügise õun oli kotis. Ja ma teadsin, see oli nüüd, oligi sügise lõpul. Ja ma teadsin, et see õun on seal kotis, aga need Eesti õunad on sellised, et nad säilivad pikalt. Ja ma kogu aeg mõtlesin, et okei, mul ilmselt ta ei ole enam sellises seisus, et ma tahaks teda veel süüa. Aga ma ei viitsi sellega tegeleda, et ma sealt kotist välja võtan. Ja siis kui ma lõpuks otsustasin, et on aeg, siis võtsin sealt välja siuksed ära lagunenud. See kott, seljakott, mida ma sujuvalt kasutasin, see põhjas nagu kõik mädanes. Lihtsalt sealhulgas nagu see minu vanad kanakoti märkmed. Aga kas need jätsid alles või viskasid ära? Ei, viskasin ära, sest need olid loetamatud. Ma oleks võinud kuivama, et see oleks olnud oksjoni materjal. Ja, oleks ja saanud nagu saatemängu teha, kes tahab neid. Kes tahab. Ja, aga seal oleks olnud võib-olla ka tegemata materjali, ma ei oleks saanud seda ära. Aga ja, oli reaalne see, et mul märkmed mädanesid ära, et mul on mõjuv põhjus, miks ma võib-olla midagi täna kordan. See ei ole teile, vaid võib-olla nagu vaatajatele, kes on võib-olla terasemad kui meie ise. Äkki see õun luges neid märkmeid ja siis hakkas mädanema.
Sest ta ei saanud veel nonsensi kontseptsioonist aru, et need ongi meelega halvad. Oleks siin olnud võib-olla midagi nagu head, siis ma oleks kestnud palju kauem. Mõtle see õun, kui ta mädanes. Mõtle see õun ja mädanes ära. Ja mädanes ära. Järgmine kord sa võiks mädandada oma märkmed mingisuguse trennisärgiga, mis sa unustad. Aga kott ei mädanenud ära? Ei. Sama jah? Jep, pesin ära. Minu kurat. Pupsti poodi. Võt, okei. Aga siis on vist kõik või? Jah, ma arvan tänaseks on uus formaat. Aga uus formaat on see, et ma siin iga saade, no ongi saade. Muidugi on saade, mis asja. Närviliselt lappan neid lehti, aga nüüd ma tegin valiku. Hea küll. Ma valin siit, panen kõik ühele lehele igast teemast, mis mulle rohkem meeldib ja vähem lappamist. Ja tagapäramärkmed on, et kui midagi äkki koidab, et see võiks nagu seostuda millegagi, mis jäi siit välja, siis ärge muretsege paar lehte neid eelmisi on ka alles. Ma mõtlesin, et sul on siin üleval on nagu sisukord ja siis sealt vaatad välja nagu ja siis lähed ja vaatad sealt, loed ette. Aga ma mõtlesin, et lähenen seekord konkreetselt. Ja. Malt. Mis arvate? Mind paneb ämmastama see, et ämmastama, et ämmastuma. Poeg! Mind paneb see äiastuma. Sind paneb ämmastuma see, et ma abielus olen. Koheselt ma ei meeldi sulle natuke. Niimoodi paned sinna nõusid siis jah? Aha, see jätadki sinna selle või? Munapure ikkagi võiga, siis tuleb parem. Mis sa seda rapsiõli raiskad? Või on kallim tegelikult. Täpselt. Vaata, et siis mu pojale kõik on normaalselt süüad, et ma vaatan, sai ennast pole ollagi. Seega siis... Huvitav, et natukene kõlab nagu Savisaar või? See ennast nagu... ei ole nagu ollagi. Jah. Väsinud Savisaar. Nagu nice Savisaar. Nice. Ikka kulda on tulnud täna saate algusest. See oli siis meie visioon, kui me oleks ämmad. Olgem konkreetsed. Minul on tegelikult väga meeldiv ämm, kellele ma vist ka meeldin nii, et... Ta ei vaata seda nagu nii, et sa ei pea siin olema. Tal on RSS feed alertid peal. Kadri Mõriovit. What posted? Kirjuta. Kuidas seda YouTube'i läks? Nii, jaa. Kas teeme sellega ära, kui me juba sellel teemal oleme või? Alguses vaata, siin rääkisime sellest abiellumisest ja asjast. Teeme. Kas nüüd tuleb mingi ettepanek? Jätta Tom. Tuleb taha. Ei, ma mõtlesin Odenile. Tahab. Kuna meid siis ikkagi pulma ei kutsutud ja pulma vist ka ei juhtunud. Pulmaga vist, kui sellist nagu suurejoonelist ei olnud, siis meie poolt ikkagi pulma kingitus ka. Oota. Mina tean ka väga hästi, mis seal on. Kas unboxing kohe või? Seal on kaart ka, täitsime mõlemad. Kaita ja Tom, head abielu soovivad Kristjan ja Mattias. Näitan siis vaata see. Miks sa selle käe paist? Et nagu teraustaks. Need ilukurud teevad niimoodi, et paned sa silmapliiat, siis paned käe taha, et teraustaks. Ja see peaks siis näitama seda, mida... See on siis see pael. Pane käsi taha. Pane käsi taha just. Kas see on ka... Tegelikult see ongi tellis, mis hoidis seda kingitust. Nii ilus. Siia ma saan kanakoti märkmeid teha. Kuigi printer vist vastust ei võta. Sest ega me ju teadsime väga hästi, et sulle need ära mädanesid. Kas ka tõesti Don Quixote kõik köited? See on pigem... See, mida tunneb, mitt tunneb. Hüljatud või? Jah, mitt tunneb end hüljatud. Aga fun fact, mu isa ja ka mu isa nimi oli Hugo. Isa nimi on endiselt Hugo. Ema nimi Viktor. Jah. Nii et kuna te olete siis hüljanud kõikide vabade meeste lootused nüüdseks ja samuti olete ka oma pere nime hüljanud, siis tundus paslik
opaslik. no siia läks küll palju mõttetööd sisse, suur tänu. Olen väga liigutatud. Ja noh, varsti on ka järelkasvul lõpuks kohustuslik kirjandus. Motivatsiooni lugema õppida. Väga kena, ma olen liigutatud. Aitäh. jah, seni oled sa kogu aeg raha lugenud ja sente. Esimese poole elust tegelesin ma raha kokkuajamisega, nüüd siis hakkan ennast harima. Nüüd siis loen seda raha. Aga seoses olles seotud liigutatusega siis jõulueelsel ajal. Jaa. Kerime nüüd ajast tagasi. Hubasesse jõulueelsesse tööstressiperioodi, kui oli selline üks nendest päevadest, kui oli väga pingeline ja raske. Ja ootasin ühte tellimust ettevõttelt Print Group. Ja tellimuse tõi kohale üks väga sümpaatne neiu ja andis mu tellimuse ja siis ütles, et tal on üks asi veel ja tal oli üks karp, mis oli siis suunatud kanakotile. Ja seal sees oli kingitused meile kõigile. Nad seal ettevõttes on siis inimesed vähemalt 2, sest et ma tean, et teda ei olnud ainult üks, kes siis austavad meie formaati. Nii, ja siis sellised temaatilised oi, see on veel kohe alt murgast. Oota, ja siis teiselt poolt ka, siin on eri keeltes on kana ja siis erinevaid logovariante. Nime on valesti pannud. No aga see oli... Ahaa, nüüd on Print Group, kuulge. Aga see ei olnud avalik teave. Jah, just. See ei olnud avalik teave. Kükling. Ja siis on niimoodi, ütle kumb siis, kas, no okei, ütlen siis sulle selle ülesande. Kas 9 jagatud 3-ga või 4 jagatud 2-ga? 9 jagatud 3-ga, always. Siis sa saad selle number 3 koti, nad on nummerdatud ja saad siis selle 2 3-st. Exclusive. Ja sulle siis 3 3-st. Mul on siis 1, sest et ma olin Essa. Kas see on siis selle lõikega, mis on see Itaaliast pärit lõige? Tootepäeg. Mine. See on mu lemmikkott. Sest et esiteks ta läheb laiali, just. Ta läheb laiali. Pluss tal on nagu mahtu ka, sest kõik need riidest kotid on, sa paned sinna käe sisse ja see on liiga palju. Kas see on ka vinüüli mõõtu täpselt äkki? Mõt seda ma ei tea. See oleb vähemalt 50 sisse. Sest meil on plaanis ka oma iga saade vinüülil välja anda. Kui mõttetu! Täpselt, hooandjasse meil on 1000 vaja. Hooandja. Peeter Ehala. Kuule, aga see on super. Mulle meeldib kõik selle juures. Päris ausalt. Ja päriselt ma olen kasutanud. Need on helkurgule ka kusjuures. Ja see sinine on helkur. Võib-olla valge ka. Minu terav silm juba nägi ära. Ja ma olen seda kotti kasutanud raskete esemete tassimiseks ja mul on ka niimoodi, et mul on vaja siukseid kunstitarbeid, mis hõlmavad palju siukseid pabereid, hunniku virnas. Olen pidanud tassima ja see kõik mahub sinna ilusti sisse. Issand jumal, kuulge Print Group. Sa oled raskeid asju pidanud tassima. Ma hakkan kasutama seda rasketel hetkedel. Kuule, ma vaatasin, et nad on siia ka kana pand, aga see on lend kanapõmst. Kusjuures mul on üks püstitus küll, et olete te, või ma sain hiljuti teada, mis on nüüd loogiline, aga ma ei olnud sellele mõelnud, et nimi Kajakas ongi pandud tema häälitsuse järgi. Kuskilt käis see info läbi. Ja kusjuures... Kajakas. Ma tahtsin kunagi teha nagu, tegingi. Enda peale närvi, rubriik, enda peale närvi. Enda peale närvi minna. Enda pea. Aitäh, Print Group, see on päris ausalt, see on lemmikkott. Uus saate... Lemmikkott. Väga hea. Nii, aga nüüd kõnelengi, et see sama siis, mis ütlesid Kajakas on ju. Kunagi tähendasin, et sõna Jacks on ka nagu see, mis häält ta teeb. Ja tahtsin hullu bitti teha, pikka bitti, et kuidas mul on neid sõnu nii palju ja peale Jacksi neid ei olnudki.
aga ma ükskord varem, äkki oligi eelmine saade, kui ma ütlesin, et plätud. Ja siis oli see didgeridoo teema ka. Et mis on tõenäoliselt tulnud sellest häälitsusest. Didgeridoo, mõtle. Ei mäleta. Okei, ärme liiga kaua kuluta. Kuulajad on sellega juba kokku puutunud, ärme rohkem sellele aega kuluta. Vaata, kus ma kajakas on maha tõmmata. Mõtle, kui tüütuvad vahel on see, et vaata, et Netflixi või mingid striimi service'id. Hea mõte. Mulle see logo meeldib veits rohkem. Ta võib parem siis. Aga tegelikult see on mõnus. Vaata, ta läheb, mulle meeldib see rohkem. Oota, see läheb selle siukse tikandi stiiliga natuke. Ja, las ta olla. Plus see on nagu kanam, teine on nagu siuke noortekas. Nagu, samas. Ja, täpselt. Et kui meil tuleb see noorte koht, siis keerame koti kõrd õiget pidi. Kott tagurpidi peas. Käna, kott. Kuhu me jäime? Et tead, vaatad streaming service'ist, vaatad mingit seriaali on ju. Service. Ja siis selle on kas teinud vanakooli inimesed või siis nad on kunagi tilgutanud neid episoodi kaupa. Et iga nädal tuleb uus episood. Aga rahvas on harjunud kõike nüüd järjest vaatama on ju. Ja siis on megatüütu see, kui vaatad nagu järjest osasid, lähed teise osa juurde ja siis näidatakse minut aega, mis eelmises juhtus. Et mõtle, kui keegi, kes pole kunagi kanakotti kuulanud, neid erikotte ja siis otsustab need järjest kuulata. Siis on need tund aega tagasi rääkisid täpselt sama asi. Meil lihtsalt on kvartal vähemalt vahet, 3. aastat vähemalt vahet. Vabandust, et me korra puudutame samu teemasid. Ära kuula palun järjest. Kanakott ainult eraldi tarbimiseks. Ainult eetris. Kuula ainult eetris. Aga kas peaks tegema selle seal Kanakoti kanalist saaks ka teha see, et see on nagu premiere, et see läheb nagu laivi ütleme kell 8 õhtul ja siis kõik saavad koos vaadata, nüüd kerida esialgu ei saa. Ja kui läbi on, alles siis muutub ta nagu tavavideoks. Vaata, aga siis saab ka vaadata, on ju, et kes siis vaatab, kui palju siis vaatas või? Just, statistika. See on võib-olla nagu veits egole halb, aga võib-olla just hea. Mis on egole halb, on sulle hea. Motivatsioonikoolide. Quotable. Very quotable. Okei, aga hakkame siis minema. Mingi pool tundi vaakame. Aga midagi tahtsin öelda ka, aga ega... Okei, järgmine. Ma võin kohe siit ühe öelda. Üksi Olde Hansas. Mõtle, võtad selle laua, panendad riided selga. Sööd kooti. See kõlab nagu jood kapast. See kõlab nagu mingi ansambel Utsukäised uus laul seal Eesti laulul, vaata. Yeah. See on kõlab Üksi Olde Hansas. Ei! Ai, ma mõtlesin skaad nagu. Aga keskaegne ska. Mõtle. Aga need kaks asja ei ole, ma arvan, üldse väga kaugel. See üks trumm ka. Keskskaegne. Ei saa skaata me. Nüüd on uus challenge, et kuidas iga püstitus siduda skaasse viia. Iga uue teemaga hakkab see taimer käima ja siis mis hetkel sai jõudis skaani. Mitu bändi on Eestis lõpetanud ska tegemise ära pärast meie saadet? Ma arvan, pigem noored pole alustanud. Ma arvan, et me tegime selle kuuliks jällegi. Jah. Nüüd tekib neid ska-bände hoopis. Iroonilisi ska-bände. Meie oleme nii mainstream. Ja siis nagu faiditakse selle vastu, mainstreami vastu. Ja. Meie oleme need konservatiivid. Tead, mis inimeses ma pettusin? Kuna see ska on niivõrd tembeldatud aiu juba, et paned seda tähele kohe, kui keegi seda mainib, siis feedi tuli see, et üks väga hea näitleja Martin Freeman, kes seal Briti Office'is mängis seda Timmi ja seal Hobbitis oli tema mingisugune mingi artikkel oli, kus ta lihtsalt pikalt rääkis sellest oma armastusest brass ska vastu ja siis ta demonstreeris oma vinüülikogu, mis on kõik Briti need bullshit, dogshit ska bändid lihtsalt kuskil 80-ndates ja nagu käed tõskus mingi kuulihakiga smash it ska. Oota, aga see ska võib-olla isegi on, kui me räägime 80-ndate ska, see võib isegi täitsa hea olla, ma arvan. Ei tea. Ma arvan, et see mingisugune Eesti firmapidude ska on see, mille pihta võib-olla... Jah. Ma ei tea ka, muusika, tehke mis tahate. Muusika vabastab.
mitte küll Ajudest. mõnitamisest, aga aga kas sa Olde Hansa puhul mõtled, et nagu lähed kundena sinna üksi või sa oled kundena üksi? töötajana. Pärast lähed kedagi ei ole. Hear ye, kedagi ei tule. Te olete käinud juba? Ei ole. Söömas me olen töötanud. Eks ma sellepärast mõtlesingi, et eks siis üksi Olde Hansasse, mis seal ikka kui käinud ei ole. Kurat. Kanakoti Olde Hansa. 3 peale 1 karu pea võtta. ja siis teeme saate sealt. Ei, ma mõtlesingi. Ja siis ongi, meil on kõik need kuradi vanad mütsid peas ja vanad asjad. Õi raisk. Kusjuures mul on täna vanade asjade comeback. Nice. Muidugi vanad asjad ongi oma olemuselt juba comeback'i. Olemuselt. Et aga ja kujuta ette Olde Hansa kuradi skanakott otse keskajast. Keskkajakas ja tõmbame seal ainult seda, mida räägib. Just. Ja siis lähme loobime munadega pepersäkki vahepeal ka. Enda munadega. Munadega, mis asja? Pepersäkki. See on üle tänava. On see veel alles või? Ma ei tea, seal üks säkk ripub küll. Äkki see went closed? Ta on ka hästi vana koht. Kas seal hoiavad ka karakterid elu lõpuni? Ei, nii ei ole. Seal sa saad ikka väikse purksi ka ja veidikene trendikad coleslaw'd ka. Aga miski ütleb mulle, et seda ei ole enam seda kohta. Võib-olla ei ole. Sest et... Aga mis mina ka tean? Coleslaw kõlab veits nagu see Coldplay. Coleslaw, sit yellow. Tahad kuidagi olla, kuulasin seda viimat Coleslaw albumit. Sa mõtled Coldplay? See oli mingi, ära nussi, see oli mingi kuradi... See on nii hea laul, see Coleslaw. Kõlas nagu What are you burning? Forever. Coleslaw Arena tuum. Mulle sattus Instagramis, teate seda äppi, et mingi video, kus näitas, kus Katy Perry salvestas Simsi muusikat. See oli päris naljakas. See oli lahe. See oli see, kui mina sellest teada sain. Aga näe, võt, et Simsis taustamuusika ongi sõnad ette. Aga vist on olemas ka Trueheadidele ongi Simsi keel olemas, et see oli tal reaalselt kirjutatud välja asi vist. Aha, nüüd ma solvasin kedagi. Nüüd kui maailm ootab pigisilmi, kui Sims 6 või 5, ma ei mäleta, mis see oli. Jah, see on mu uus lemmikasi, mida ma teen. See ma ei tea. See on väga proportsioonis sellele sükestele märkustega, ma arvan. Need, kes targutavad. Sest see ei ole naljakas, sest see ei ole loogiline, sellepärast ma ei saa naerda selle nalja üle, sest et seal on viga sees. Pluss saab peita nagu minu jaoks kõige... Saab peita nalja taha, aga samal ajal oma asi hingelt ära saada ka. See toimib siis ka, kui sa tahad tegelikult ka targutada ja parandada inimest. Ja siis ma just täna tegin 2 korda, niimoodi, et ütlesid midagi ja siis sain aru, et mina, kusjuures mul on see nõks, et see sitanalja naer, et kui sa tahad mingi sitt nali on, sa tead, et on sitt, aga sitt on vaja välja saada ennast. Ja siis sa teed sinna lõppu nagu no, et siis lähed sidanaljaga miinusesse tõmbab tagasi nulli balansseerid nagu. Seda ja et sa käid korraks nagu off the kurdi beaten boff path või midagi off the beaten boff Parun von Bittenboff käis seni tundmata radu Varun von Bittenboff. Okei. Off the David. See on sinu Olde Hansa nimi. Mis minu Olde Hansa nimi oleks? No, sul ei ole tavalist nimegi praegu. Ei tea siia maini. Selles vahet ei ole, see muudab kohe ära selle. Näed, meil on prinditud väga värskelt detsembrikuus, see oli eelmine aasta, kohe just oli 6 aega tagasi. Ja sul on juba uuem nimi kui seal koti peal. Noh. Mis me siin üldse siis üritame? Küll mina ei saa siis keskaja nime, aga mis sinu nimi oleks? Võib-olla sul peaks panema nagu Madonna, aga keskaegne Madonna, mis see võiks olla? No see on üks nimi, vaata. Madonna. Madonna. Naeris. Kurat, Madonna ongi Ye old Madonna. Mis naeris?
lihtsalt naeris, et kui on Madonna stiilis üks nimi nagu oleks, siis tuleb naeris tuleb. Noeris. Sest sa oled veits nagu naeruga. Parun mon, Thanks. mis asi? Parun Ma mõtlesin lihtsalt kaalikat. Offenbeef. Ohoo. Mis sina oled? Ja nüüd kõik. Varun von Offenbaffen, siis on küüslaugunaan. Küüslauget. Ja siis on naeris. Naeris. Mitte naeris. Naeris. Naani keskaegne nimi võib olla mingi Karask või midagi sellist. Jah. Mõrt. Kõrt. Perehülgaja. Mida? Timukas. Perehülgaja võiks olla eestikeelne see Maika nimetus. Mattias, kes sa eelmisel elus oli? Toomas Perehülgaja. Leemet Perehülgaja. Mis sa tegid eelmises elus siis? Leemet Perehülgaja. Olin armastav pereisa. Lihtsalt nimi oli. Jälle, ma arvasin, et me ei pea. Täiesti kogemata. Me kirjutame sinna asemele midagi muud. Just kui mõtled, et saadet ei pea läbi kuulama. Teeme seda ka. Aga eelmine kord tegelikult minu meelest need piiksud tegid naljakamaks. Muidugi. Jah, okei. Aga ärme mängi selle peale. Ma ei vitsi. Siiras appikarja. Praegu see üks sõna pani 6 aega reliisini otsa. Head jaanipäeva siis kõigile. Okei. Nii et... Meil on pool saadet tehtud ja mul on esimesed, vaata sellest rivist on esimesed 3 on. Ma vaatan ka, löön ka oma... Lahti. Ja mis on esimene sõna, mis vaatab vastu? Teatritupp. Kas see on olnud või? See on tegelikult... Ei, minu mõte, kuna ma elan nagu see, mis selle Eesti maailma esiärimehe nimi on. Elon Musk või? See teine. Teine see Amazoni mees või? Jaa. Bezos. Ja on või? Jeff Bezos. Käis just pesus. Ma elan tulevikus kogu aeg ja kui sa ütlesid selle märksõna, siis mina juba mõtlesin 2 sammu ette, mis mul kõik seostub sellega enda materjalis. Kummaga? Kas lavaga või tupega? Jätame selle saladuseks praegu. Ütleme, panevad 2 asja kokku. Või siis tantsutupp. Ja that's it, ega ma ei olegi mitte midagi. Ei olegi. Ei, see on tore. Kusjuures mina, kuna ma olen hästi rikkumata, minu esimene mõte oli, et see on nagu see kuskil, kus on nagu loož või mingisugune, kus on mingid toolid sees mingis siukses kohas. Lavatupp. Esimeses tuppes on mulle need kohad. Davai. Mul on lava kõrval kohe. Selles mõttes ma mõtlesin. Lava keskel all. Vaata see, kus see suflöör on. See, kes Suflöör. Ja see, kes ette ütleb tekste. Ma mõtlesin. Sina ei tea, sest sul on nii hea mälu, sa ei vaja kunagi abi tekstide meelde. Täpselt nii. Ma tegin, ma ei pannud tähele, aga ma tegin, suflöör. Nagu flöö on kohe flöö. Minu kusjuures seostas nagu sufleega üldsegi. Keegi, kes on kuva mingi kreemitordiga kuskil siin. Soovib. No, väga ehe kanakotilik amet. Jaa, suflöör, uflöör, taflöör. Tema minu meelest asub teatrituppes. Tuppes, aga äkki see on see koht, kus ikkagi mingisugune üllatusnäitleja välja heidetakse nagu niimoodi keset. Vaata, et kui on tossub maha ja siis sealt lavatuppest lendab mingi... Sünnib. Keegi lendab välja. Vaata, huvitav, et teie mõtlete väga teatrikeskselt, eks ole. Aga ma olengi selleks, et võib-olla tuua teistsugust vaadet siia saatesse. Tehnika. Teistsugust vaadet, võib-olla laiemat pilti, et võtame teatritupp, et mis ta oma olemuselt on, eks ole. Masin, mis toodab, eks ole, mis teatris on näitlejad, eks ole. Teatritupp ehk EKA. EKA. Ei, mitte EKA. Ja ma saan aru. Eesti, see oli vale. Eesti kateedri. Teine kunstnike koht. Lavakas. Lavakas.
mis see lavakal, lavakunsti. Ei, see on lavakunst on LA on ju, siis on VA tuleb veel midagi. Lavakunsti mis asi? Lavakunsti Valeri Kuznetsovi nimeline. Killul. Aeg-ajalt meenutan seda Naani, mina ei tea, mis see kohta öelda, Naani mõtet. Me ei usu, et oli ühtegi. Laulvatest näitlejatest. Me oleme nagu üks organism, sest et kõik lihtsalt jõuga triivib sinna poole, mida mina tahan öelda. Väga tore. Mul on isegi mitu teemat, aga see oli see, mis ma ükskord kirjutasin chati. See ei pidanud olema üldse väga põnev püstitus, vaid lihtsalt elasin ennast hetkel niimoodi utreeritult välja. See ei ole võib-olla asi, urineeritult. Aga see oli lihtsalt siukene, mis sobib siuksesse rubriiki nagu ajab närvi, mis meil on siukene mingi. Ja siis see oli see, mis ma kirjutasin, oli see, et vanalinna, mis on siis vanalinna, mis teater see seal on? Noorsooteater. Ei, põhiteater, linnateater. Linnateater, jah. Linnateatri ühesõnaga eraldi teema või siukene nähtus. Telekast näitab, kuidas linnateatri näitlejad tutvuvad oma selle remondijärgus uue hoonega. Mitmes saates ma olen näinud seda ja siis, siin oli see. Vaat seda ma ei olegi veel näinud. Need lõigud oma lemmikud. Siis ma kirjutasingi suurte tähtedega kotib. Täiega kotib. Mitte. Aga see ei ole asi, mis mind võib-olla sisimas tõesti raevu ajaks, aga kuna mul tundus ka, et see haakub hästi selle sinu laulvate näitlejate. Ja. Mind just nagu laulvate näitlejatega ja ka selle puhul, kui need eriti mind ajab närvi, kui need on minu ealised näitlejad. Ma veidi annaks andeks, kui need on siuksed 50-60. Siis on nagu see oligi sisu ja content võib-olla sellel ajal, et räägime, kuidas oli kunagi, on ju. Aga kui mingid minu ealised piusid näiteks käivad, siin oli, siit sai enne selle keeltrepiga sinna väiksesse saali, nüüd on siin, jaa. Okei, sa räägid uuesti sellest, ma mõtlesin, et sa räägid uuesti laulmisest. Lõikame selle koha vahelt ära. See on üks koht, kus võiks olla selgus. Et ühesõnaga nii laulmise osas kui ka selles see, mis sina räägid. Tundub, et seal on mul oleks sama. Seal on käärid. Mul oleks sama suhtumine, kui need teevad vanemad näitlejannad teevad estraadiklassikat vabalt tehke. Kõva kübar pähe, pang hullu. Aga kui mingid 80-ndatel sündinud, 90-ndatel sündinud näitlejad. Jah, ega seal oli vanemaid ka, aga mulle meeldib inimloomus ja mulle meeldib väiksed asjad, et sulle just, et sinu jaoks sealt see piir läheb sealt, minu arust see tore, et sealt maalt hakkab pinda käima, enne seda on okei. Mulle meeldivad need sellised absurdsed kriteeriumid, mida me elus seame, mis kunagi midagi ei loe, aga nad on olemas. Kata on seal nagu ETV-d vaatab ja siis mingi hetk on. Kõrvalt hobi kaasa küppi, mis on? Kolmas kord juba. Sa nägid seda ise nagu siit nagu hakkab närvi ajama juba. Siis ma tõusen niimoodi loiult diivanit püsti ja tuflite sahinal lähen minema. Lükkad pläru ette ja lähed rõdu peale rahunema. Jalgu lohistades. Käivitad oma PC arvuti, laua peal lauaarvuti, et avada kanakoti chat. Ja siis ühe sõrmega hakkad trükkima. Kõigepealt veel teen selle. Niimoodi trükid, vaata, et nagu trükid. Niimoodi trükid ja siis. Vaatad see. Kõigepealt on veel taie lapiga lähen netit. Ja siis alustad, vaatad esimeses sõnas nüüd viga. See ei aja närvi. Oota, ma viin kursori õigesse kohta, siis hiirega lähen. Ja siis teed hästi palju seda. Siis pead tagasi minema, sest laud saab otsa. Kuidas sa siit diagonaalis üle ekraani saan? Ja ma lähengi nagu, kuna ma olen vanasti mänginud seda mängu, kus minuga seda joonistamise asju, siis ma liigun hiirega ka niimoodi. Otse ei saa. Never otse. Fun fact. Saab otse.
ei ütle. no ütle palun, vabandust. Tead, vaat see, kes küsib internetis, et oled sa robot või ei ole? Ja sa pead ainult linnukesi panema sinna ette, on ju. Ja, on ju, ma ei ole robot. Siis ta üldsegi teab seda, et ta vaatab, et kuidas sa hiirt liigutad. On ju? Jah. Mitte ei vaata, et kas sa vajutad sinna või mitte. Sest inimesed on nagu plähmerdised, vaata. Aga robot oleks otsa seal. Ja siis see website on, see ei olnud eriti sirgel. Sellepärast ma polegi läbi saanud sealt. Päris fun on ju. Aga me saaks teha ju siin stuudios sama asja, mis Linnateatri näitlejad teevad tegelikult ka, et siin on ka veidi muutunud. Ja vaikselt läheb laulu numbriks. Helmi. Ja siis juba tuleb kuskilt. Ei, me võiks teha lihtsalt erialdi klipi sellest, kuidas erialdi klipi, kuidas võtame mõne kaamera siit maha ja siis te käite mööda stuudiot ja vaatate, kuidas enne oli stuudio. Aga nüüd, kuidas nüüd on. Aga oli, vaata, see laud oli enne teistpidi. Aga see koht meil oli ka, aga sa ei salvestanud seda. See siis oli salve. No me käisime, ma iluti just käisin siin. Mis päeval? Reedel käisin, tegime Naaniga ühe salakoti. Salakoti. Salakott. Ja tegelikult see oleks hea, ma ei tea, kas sa tahaks minna üle vanadesse asjade rubriiki, sest see klipp kõlaks selle introks. Meil on ainult pool saadet jäänud veel. See klipp, kui mul nüüd kõik toimib tehniliselt, siis see klipp on ka... Vähe, jah. Kata on seda... Peame järgmise saate kohe järgmine nädal tegema, mul on nii palju hinge. Teeme otsa kohe. Vaatame, kas... Teeme otsa kohe, sest et sa pead minema täpselt ka. Nii, vanad asjad intro. Okei. Sulle ei meeldi intro? Kuulake nüüd! Mida? Lähekski nüüd rubriigi juurde vanad asjad. Vanad asjad, see on kuradi. No näiteks on vanad asjad. See Kadri-Maria Kitt. Nahe on ka vana asi. Kadri-Maria külaots nüüd tundub. Kadri-Maria mitte ongi vana asi ju. See oli siis intro. Väga hea intro. Sul ikka nupp nokib. Noh, vanad asjad või? Selle kohta mul ei ole küll midagi. Aga ma võin rääkida vanade asjade all. Ainuke inimene, kellel ei ole midagi, täidab nüüd eetrit mingisuguse improga. Aga palun. Ma nagunii loadin uuesti doksi, sest et see oli üks leht, mida mulle printer keeldus printimast, kus mul on vajalikku. Ai pagan. Kas ei ole nii oluline ka see info, ma saan seda muud moodi. Nii. Vanad asjad, sul on lihtsalt vanad tääbid lahti järjest, vaatad. Tääb jäi lahti. Käed on eri suundades. Ma olen mingis Wi-Fi's. Mingis Wi-Fi's, jaa. No, okei. Okei. Aga päriselt, ma mõtlesin, et sul on öelda midagi. Ei, ma võin öelda selles mõttes, et ma oleks vanade asjade alla hoopis mingid teisi asju toonud, aga pigem pange need, kellel on vanu asju. Mul oleks lähiajast vana asi. Oli see, kui Maika pandi T-särgi peale. See oli vana asi. Mäletate seda? Või võib-olla mitte Maika, sport Maika. Nagu... Sa mõtled Kossu see särk või? Kas see oli Eestis ka teema? Mul tulevad kohe mingisugused nagu... Justin Bieber ette. Me oleme siin minu meelest... Ei, isegi võib-olla mingisugused getokaadrid. Aga Kadri-Maria, paranda mind, kui ma eksin, aga me oleme siin minu meelest vanade asjade rubriigis rääkinud ka välismaa asjadest, mis on vanad asjad. Tähendab... Ei, see ei olnud kriitika, ma lihtsalt jäin siiralt mõtlema, et kas see oli meil ka, sest mina mäletan, et seda, et on pikk T-särk ja lühike T-särk peal. Aga see, et Maika... Kossu Maika siis või? Topet T-särki ma... need pikad käisid. Ma mõtlesin nagu, et üks on pikk teine. Ja see oli. See on minust comebacki tegemas ka.
no vot. see Big Maika on all. Me võimegi teha hübriidiks selle, et Big Maika, lühike Maika. T-särk pikavarrukalise särgi peal või siis kossusärk T-särgi peal. No see on igal juhul siuke analoog. Just sellele. See on vana asi minu jaoks. Jah. Kas sa kandsid või? Kusjuures huvitaval natuke siukest ka Maiko on sellel stiilil. Valge pika särk, must särk peal, see on juba maleruut peal. Või siukene oranž pika varrukaga all, roheline peal. Kindlasti oli kossusärk või see, vaata see kossu, see oli kindlasti tava T-särgi peal, ma arvan mingil hetkel elus. Ja see pikkade käistega pikk särk, valge särk, see oli ka kindlasti. Pikk särk musta lehma taga. Kurat, selle tooks tagasi. Meil ei ole raske. Kuule, aga sina juba siin vanakoti algusaegadel tõid seda 90ndate hõljuvat suvesärki tagasi, miks sa võiks seda tuua? Oota, hõljuv suvesärk. Siukene meeste trükkisärgi. Ja. Noh, nagu keegi meist oleks koera sita sisse astunud. Ma enda arust panin lihtsalt laheda särgi, mitte ei toonud teadlikult midagi tagasi. Vaata, see nägu. Sinu lahe ei ole meie lahe. Sinu lahe pole meie lahe. Just oli siukene 90ndate isade stiil. Suvine siuke, see on see satiin või mingisugune kerge siuke siid on natuke liiga kallis, aga ikkagi mingisugune sünteetika oli see ja. Ja, okei. Kas see oli see ka, kus me jälle läheme memory, kanakoti lane of the memories, et kas see oli seal, me vist proovisime paralleeli tuua ka sellega, et mina vähemalt proovisin, et need särgid on, Hawaii särk on sama, mis nagu suvekleit naistele või midagi, et mina nägin seal mingit sarnasust, aga tegelikult see pole üldse vist, sest suvekleit on ikkagi klassika, Hawaii särk on siuke. Aga see ei olnud ka Hawaii särk, mida sa kandsid, see oli ikkagi selline. 90s. Jah. Hawaii särk on minu jaoks teine. Ma arvan, et see oli ikkagi mingi lahe siuke särk. Ei no sinu arvates kindlasti joo. See oli mingi lahe särk. See oli mul pikalt haudutud kättemaks selle suvekleidi kriitika vastu peale. Aga selle Maika osas mul tegelikult rohkem polnudki. Vana asi küll, jah. On ju, vana asi. Normaalne. Et me, seal rubriigi mõte oli ju, et me lugesime ette vanu asju. Asjad, mis olid kunagi. Jah. Millel on potentsiaali. Mina võib-olla ka, kui me siin riietuse juures oleme. Riietuskabiinis. Riietuse ja kas me eksin, et peaaegu igal inimesel, kes on võib-olla täiskasvanud elu juba elab või midagi, on magamistoas üks tool, mille peal on random valik riideid. Midagi siukest, mis ei ole veel piisavalt must näiteks, et sa tahad selle pessu visata. Võib-olla mingi päev ikkagi panen veel, aga siis ei pane ja lõpuks aga seal tekib mingi siukene hulk riideid. Unnik. Ja osad inimesed käivad selliselt riides, nagu nad oleks hommikul sinna tooli alt sinna roninud. Need on minu arust need kõige moekamad nagu nii-öelda. Jah. Ma ühte nime võiks ka öelda, aga sellele pead pärast piiksu peale panema. Pärast väljast eetrist ütlen. Väljast eetrist. Keda ma mõtlen selle all. Aga see ongi siis selline, sellest siit saabki tuletada termin toolistiil. Jah. Nagu ka. See on täpselt meil ennem kokku lepitud. Kas see särk on ka sealt pealt või? Ma arvan, et mingid vennad vaatavad seda. Kuule, dude, see on skriptitud. See on skriptitud. See on liiga hea, et olla. Mingid trükitud kanakotid igas keeles ja ma mingi trükkisin ja siis nad ise tõid on fännid. Thanks, print grupp. Print grupp, see on välja mõeldud. Aga see magamistoa tool see on ka vana või? Ei, savi. See võib tutikas olla, on ju? See võib olla tutikas, jah. Sa üritad sinna triivida, et miks sa siin rubriigis sellest räägid. Antiiktooli peal. See on üks vana asi, mis mul meelde tuli. Keskajal olid visatud mingi trooni peal. Aga nüüd troonid olid vanasti ja nüüd on täitsa teised troonid. Valladased uued troonid. Ja rohkem ma ei räägi siin. Aga riided on seal peal vanad, kui sa need selga paned?
Sind on vanad. Võib-olla lausa keskaegsed. Sa ei pane tuttuud särki selle magamistooli peale. Miks tutuus? Ma tean, et see on kunagi kuskil saates on, aga võib-olla isegi eelmises. Võib-olla isegi eelmises, jah. Nii et ma vaatan järgi, las ta on. Sina vaatamas kindlasti. Tähendab... Normaalkiirusega kõike läbi vaatamas. Vanadesed saidki läbi, jo? Sul on sitaks või? Kõik me mäletame võib-olla... Kui me kerime aja tagasi, niimoodi 4.-5. sajand vahetus, 300 midagi lõpp, 400 algus, siis sündis tegelane, keda me nüüd teame Hunn Attila nime all. Olete ehk kuulnud ajalootundides? Või ka muidu ka tegelikult sellest rubriigis oleme hunnidest kuulnud. Ja no võt, hunne olen ma varemgi üritanud populariseerida. Vana hunnipea ise. Ja eks ta on ju ometi kuulus selle poolest, et ta oli küllaltki jõhker. Küll ta siis käis kimbutamas Rooma impeeriumit. Kõik, kes tema teele jäid, vähesed neist tundsid sellest rõõmu. Oli tapmist, oli rüüstamist, oli vägistamist. Ja rõpendamist. Eks ma ikkagi uurisin ka tema kohta ja ma väike kõrvalepõige võib-olla, et vaatasin isegi YouTube'i videoid, et olla nagu minna sellesse mindset of Dokkaadreid. Ja hästi kiiresti liikusid need 5. sajandi inimesed. Colorized. Siis oli üks kaader minutis oli. Ja see viis mind, ma mõtlen, kas ma tulen selle teema hiljem tagasi või ma teen kohe siukse väikse, ütleme, et räägime sellest kohe. Ja ma kuulasin päris mitu videot läbi ja mulle üldse meeldib kuulata mingid jutte, jutuajamisi ja mingid loenguid võib-olla ja mingid intervjuusid. Ma saan alati kõigest aru, aga siis kui on mingi selline materjal, ma vaatasin mingisugune 4-5 videot läbi. Ma ei oska ümber jutustada, mis seal oli. Ja see viis mind tagasi, aga ikkagi vanad asjad kooliaega. Mul oli väga raske, sest et mina pidin ikkagi tuupima, et ma oskaks rääkida mingisugusest Hunn Attilast. Ja siis ma päris hevid nagu liinid lähevad sul. Käisite, Hunn Attilast YouTube'ist kooliaeg. Kõik on jõhker, nagu ka Hunn Attila oli. Kui see kokku tuleb kõik praegu, mul libisin tooli pealt maha. Ei pruugi tulla, aga kanakott siiski, nii et ma arvan, et need tähed joonduvad lõpuks ikkagi. Ja siis kui ma näiteks nägin filmi Arukas blondiin, Legally Blonde. Hea tõlge. See oli hea nagu, see oli siuke tüüpiline näide sellest olukorrast, aga seda on hästi palju filmides. Et on mingi, seal filmis veel eriti justkui mingi rumal inimene, nii-öelda. Idikas. Ja siis ainuke põhjus, miks ta... Ma teen skeemi, kus me oleme praegu. Miks ta tark ei ole, on see, et ta ei ole lugenud raamatut. Ja siis ta loeb läbi selle raamatu ja siis ta teab. Siis ma vihkasin neid montaaže, kus keegi luges, ma nüüd õpin, loen läbi, teen märkmeid ja siis ma pärast oskan. Ja see oli ainult kättevõtmise asi. Ei olnud. See oli mingi rets tuupimine ja siis ikkagi keskpärane tulemus. Et see oli üks asi, ja siis tagasi vanade asjade juurde, mis olen ka mina muuhulgas, millest annab märku see, et kui paljud inimesed kuulavad asju YouTube'is kiirendatult, sest seda nii palju kiiresti kätte, siis ma pidin need loengud panema mingi 0,85 peale, et ma saaks nagu jõuaks jälgida. See oli normaaljutt, aga et lihtsalt ei olnud eesti keeles, inglise keeles. Ungari keeles. Ma valdan. Jah. Fun fact, kas teadsid, et hunnid ongi Ungari territooriumilt. See oligi plaanitud mul teha see märge. No võt. Originaalkeeles ikkagi rääkida. Ühesõnaga, kas teie kogemus õppimisest oli sarnane või te olite need targad, kel oli lihtsalt kättevõtmise asi? Mul oli täpselt sama, mul on meeles siiamaani, kuidas mul oli vist bioloogiaga see, bioloogiate ja keemiatega, kus ma reaalselt peksin ennast nuttes vastu pead ise. Nagu fucking meelde, Mata oli siukene, kus kõik asjad, kuradi eraõpetajad ja nope, ta on nagu, okei.
Nope, mitte midagi. Siis sa olid juba nende sõrmeotstete kinnastega juba trummipulk käes, ma tahan ainult bändi teha. Band's gonna make it. Nii, me olime väga vahva küsimuse juures ja nüüd. Et see oli minu üks kõrvalepõige, et kui ma neid Hunn Attila videoid kuulasin, et esiteks mul jäi sealt väga vähe meelde, hüppab nii veel nagu lugema ka, ikkagi nagu jäi väga vähe meelde. Et noh, mul oleks selline mõnus pinnas, mille baasilt särada, et tuua selliseid mõnusaid, anda selline mõnus nagu ülevaade sellest, mis nähtus ta oli ja kui nagu jõhker ta ikkagi. Ja siis, aga siis oli veel nii. Vaata, see on see, kus ma lugusid ka jutustan. Siis kord oli veel see. Siis oli veel ka see, ja siis oli veel, et et mingisugune tasakaalustatud info, et no jaa, et räägitakse küll, et jõhkard, aga tegelikult, see oli veel sellised videod, et kes ta siis tegelikult oli. No tegelikult oli ikkagi väga selline, inimestega oli hästi viisakas ja ta oli tagasi hoidlik. Ja siis ma mõtlesin, et nagu jah, et see küll nagu tasakaalustab seda vägistamist ja tapmist ja mingid rüüstamist. Nagu ta oli ikka ust tegi lahti ja mingi, ja siis talle ei meeldinud nagu selline pillav eluviis, et ta oli nagu selles mõttes väga down to earth, nagu sulle meeldiks öelda. Kuidas sa seda vanas down to earth? Sa pead just ära võtma siis. See on nagu matemaatiline, et nagu miinus ja miinus. Okay. Vanad asjad, uued asjad. Midagi oli matemaatikast mul meeles ka. Ja et ta ei lasknud ennast pimestada sellest rikkuse peibutusest, pillavast eluviisist, et ta oli alati, tema sai puust nõudest ja kõik, kui tulid külla, need istusid tema kõrval ja said temaga samast mingist kausist süüa. Ikkagi nagu, oota kui tagasihoidlik, et tegelikult ikkagi. Ikkagi regular Joe. Ja, aga ikkagi nagu, mis temast ikkagi ajalukku jääb, on see rets, vägistamine, rüüstamine, tapmine, machinatsioonid. Ja või just machinatsioonid ka võib-olla sellisel tasandil, et ei võta, sa võid selle võtta, aga tegelikult ma võtan selle osa hoopis. Ja ma noogutan selle sõna peale kaasa lihtsalt, nagu ma saaks aru. Et ühesõnaga, et aeg on küll mööda läinud ja siis mõtled ka, et kuidas ma siin avalikult kritiseerin kuulus inimene ikkagi. Aga samas meil on kaasajas ka kuulsaid inimesi, kes teevad jõhkrusi. Et ma mõtlen, proovin temast mõelda nagu kaasajas. Inimesed ikkagi kannatasid ta pärast. Et ma ütleks, et rohkem nagu Munn Attila. Super. Kas selle saab snippetiks? 15 mintsane highlight. Ja neil, kes on võib-olla, ma ise tundsin, et sellel etteaastele natuke selline Norm Macdonaldi, aga see oli ikka nagu omaaž, pigem hea. Et ma tean küll. Ka Norm Macdonald Omeeris. Ka vana asi. Et nüüd enam ei ole. Ei omeeri midagi. Ei omeeri midagi. Kahjuks ma lisan. Vaat selle ma tõmban maha siis. Aga mul oli siin, ma sain kõik, mul oli veel asju. Aga kas seal Hunn Attila puhul sa ütlesid vägistamine, vägivallatsemine, machineerimine. Kas see mingi nagu siukse mugavuskauba koju toomine ei olnud ka tema oma? Sest nagu sealt oli ju, Antila tuli ju tema. Jah. Kodu Attila. Ja teatavasti siis ka, kui te mäletate vanadest asjadest räägime siin Seppele. Jah, kuhu see on kadunud? Seppele tribal näiteks. Hunn Seppele. Täpselt nii. Seppelega ripp tegelikult läks pankrotti. Nojah, täpselt vana asi. Seppele X Hunn Attila collection. Verine igalt poolt. Räbalad. Loomanahad. Liiv. Mitte liiga toretsev.
aga norm vend. Affordable. jah, affordable. Ja noh, viisakas, saunas ei peksnud. Saunas oli normi jutuga. Aga veits selline nagu natuke kõrgema sellise võib-olla juba nagu Viimsi Milfi siukene seeria oleks mis see on? Hunni Hansen. Hunni Hansen selline vähe 35 pluss. See on praktiline. Ei no, aga ta on mugav. Ja ma saan aru paljudel, sellepärast ongi paljudel, see on mugav. Täpselt nii, noh. Ei olnud seda toredat, veidi pastelsemat tooni, ma pidin selle Kärt Sinise võtma. Lexus on ka, no ta on lihtsalt, ta on hea auto. Jah. No mis see on? On jah, japs, aga no kurat, mis ma teen? Tahaks muidugi Euroopa autot, me ei jõua oodata. Glorified Toyota. Aga ikkagi autokott hea saada. Aga ma ikkagi Hunni Seppele Collectioni ikkagi see Ambassador. Prized osa oli ikkagi, ma arvan, see mütsi valik. Lihtsalt mütsid. Ma eeldaks, et Hunnil olid mütsid. Mingi teema. Kindlasti. Mingi üks säkki. Üks seapea nagu niimoodi mõnusalt, et saad see põsk koopast. Kõrvad olid nagu need kõrvaklappideks. Ma ei kuule neid. Ei no, mõtlen nagu läki. Ma ei kuule teid. Läki või? Ma ei kuule. Ma ei taha, ei. Lähen rüüstan küll, ma ei kuule. Ma tean, see on halb, ärge mõjutage. Unn, ära mine! Unn! Ei. Okei, teate, et meil on jäänud veel vähem kui 10 minutit. Neid ei ole. Vähem kui tunnist. Vähem kui... Ebameeldiv. Tunnist vähem kui 10 minutit veel. Ja nüüd lähme. Mitte tund vähem kui tund, 10 minutit vähem kui tund. 55 käöd siis. 50 minutit. Jah. Järgmine siis rubriik. Ja just seda eelmise saate Kadri-Maria soovil, kui pole just videosse või helifaili talletatud rubriigi intro, siis nahvi teeme lihtsalt. Ütleme. Ma ei teanud, et mul see nii teeb. Ma nägin. Võta eetris. Kas aasta... Mul oli väga kõvasti. Kas aasta pensionär helistab, tahab oma helinat tagasi või? Noor inimene helistab nii, et ta toob seda just tagasi. See on cool jälle. Skruut. Ma panen vahepeal huulepumatit. Ma korral tunnet, kuulan keha, kas peaks kusel käima. Tunneth. Mul on ka natuke piiri peale, aga kui meil on aeg nii väärtuslik, et tõmbab kuse energial selle saate lõpus. Täpselt, sest läheb kõik asjad palju kiiremini. Kuse. Selle 1,25 kiirusega. Jah, vähemalt. Kuule, aga teeme hoopis niimoodi, et räägime 1,25 kiiremini ja siis paneme pärast sunnime inimesi paneme 0,75 kiiruse. Ja siis nad peavad kõik ülejäänud videosi kuulama pärast selle Videoid. Kas teeme rubriigi? On sul mingi mõte või Tead, minu tipptund on läbi siin saates. Praegu sellest ma tuletasin rubriigi kohe. Sõnad, mis peab kasutama, Rubreerivad. et nii on õige, aga tegelikult võiks ammu ära unustada. Sama, videoid. Videoid, kes ütleb, ma vaatan YouTube'ist videoid. Aga mis sa siis ütled? Videosid. Peaasi, et sa selle D sinna lõppu ütled, sest et see videosi oleks kindel ei. Võiks juba ammu lasta ükskõik kuidas öelda või võiks ammu ära õppida? Ei, võiks lasta öelda nii, nagu inimesed räägivad. Mitte videoid, noh nagu reklaami vaatasmist, et see tähendab videoid. Ja siis teine sõna on laadi alla. Laadi alla uus äpp. Ei, see on haige asi. See ei hakka kunagi õigelt kõlama. Täpselt, ma räägin. Lae alla. Vaata lähemalt ja lae alla. Mis see on see suur bänner? Kriisiäpp, lae alla kriisiäpp. Ära, mis oli, ära põe. Ära stressa. Kriisiäpp lae alla. Kõik on niimoodi, et kui võtad ära selle laadi alla ja on lae alla. Füüsika langab.
see on see piilupart Donaldi osa, kus nii juhtus ja kõik hõljus lae all. nii, mis sõnad veel on sellised, mis võiks ära unustada? Omfi. Äkki mul on ka mõni selline. Ma toon veel ühe. Number 9. Kirjutad üüga, ütled ööga. Ei ütle 9. No, 9. Mina ütlen 9. Mina ütlen ka 9. Mina ütlen küll 9. 8-9. 9. Kunagi oli ETV-s oli diktor, kes ütles üüga. See oli 90-ndatel, sest ma mäletan, et ja seal oli hästi palju 9. Aga sa ütlesid jumala ilusti 90-ndatel. 90. Ma nüüd ütlengi, et ma valmistun sinna ette minemaks. Ta ütles näiteks 999, hästi palju, sest siis oli vaja öelda palju. Või 990, mis iganes, ma ei tea, ma ei mäleta täpselt, aga tema ütles üü, aga siis tal läks pärast H-d on E on ju, siis tal muutus see I-ks. Ühiksa. Et no, 9 on päris raske öelda. No, jah. 9. Tead, mis... Aga see on sinu anatoomia juba, ma arvan, selline, et sul tuleb see nagu... Tõlmuk. Aga päriselt sa ütled üüga või? Ma ei ole küll kunagi mõeldud, ma toon 9. Üksinda, üksin, 1, 2, 9. Päris hea lugu tuli, ma hakkasin juba jämmima. Üksinda, 1, 2, 9. Üksinda. 9. Aga kas ma panin praegu tähele, loed 7, on ju 6, 7 ja siis tuleb justkui countdown 10, et nagu 8 saa ja siis 9 saa. Saad nagu sina 9, sina 8, sina 9 ja siis 10 hakkavad uuesti. 10. Count up. Kas sa ütled 10 ka? Midagi ma mõtlesin ka vahepeal mingisuguse asja, kas oli ka selle mis on aktsepteeritav, mis ei ole aktsepteeritav, on kas näiteks 30 või 30. No 30. Aga mitte 30. 30. Jah, seda ei taha. Ja no unustaks palun need korvpallivärdjad ja sünnipäeva ja ei, need ka ära. Ja kaardinad. Õunapuu. Õunapuu on ikka õunapuu. Õunapuu on loogiline. Ja õunapuu on väga halb öelda. Vaat seal tekibki tegelikult ebareeglipärasus. Seal tekib ebareeglipärasus ja seal langeb minu tegelikult, libido. Kuidas ma ütlen, minu manifest kukub kokku. Sinu pikk. Oden on eile seda võõrkeele leksikoni sirvinud. Kas see oli see... Uhke tunne. Kas see oli seal meil ka läbi käinud? Olen praegu M-tähe juures. See oli see rahafestival ju. Kurat, sest just mul on see ka siin olemas juba tegelikult järgmiste ja persi raiskasin ära. No näed, kurat võts kohe. Kurat raisk. Nagu manifesteerin. Et nagu... Manifesteerin. Ei ska. Koerale. Pead õlale lööma, ei tule niimoodi. Pane see pasun käest ära. Oi, ma olen ühe korra Viljandis olnud selle tunnistuseks, et läksime kuhugi rahulikult sööma ja siis tulevad järsku vaikselt mingid inimesed ja keegi hakkab nagu viiulit kaasas kõigil on ja. Ja ilmselt juba nagu 3 viiulit. Mitte keegi teid ei tahtnud siia, keegi ei palunud, et mängige, et kellegi ei ole sünnipäev. Te tulite kuskilt kuradi proovist või karu persest. Me tulime siia sööma ja järgmine, et on mingi kontrabassi vend nagu ja 9 viiulit ja mingi kidravennad nagu, hull jämm on nagu. Oota, need olid eraisikud siis või? Mitte mingi restobänd? Ei on bänd. Inimesed, kes tulid sööma. Sama nagu mina. Nagu ma läheks mingi... Trummikomplektiga. Oota, ma toon sneeri ka. Ongod. Järgmine kuskilt tuleb niimoodi. Ja siis hakkavad kõik teeb... Nagu megatüütu. Ma ei tea, kujuta ükskõik, mis muud tegelast ette, mingid, ma ei tea, koristajad tulevad proovist nagu ja siis kõik on hakkavad, ja siis kõik koristavad igal pool. Koristajate proov. Ja, ma pean ju oma instrumenti ikkagi hoidma aktiivsena.
see liigutus peab olema. Kusjuures ega nalja ei ole, sellega väsib väsib tõesti kiirelt ära. Peaks need roni ja asjad koju võtma. Või siis Kuule, lihtsalt rohkem tootearendus, see pihustipudel, aga siis Ekstra. selle trenni asjaga, mis mul tuli ennem käki 80-ndatel kõigil kodus oli see lihtsalt sa saad nüüd raha. Kusjuures tead, et see on mõeldud näolihaste jaoks hoopis. Sest sa teed... Ma mõtlesin paar suu. Ma arvan, nii mõnigi laps proovis seda. Tegelikult kui nii võtta, siis enamus raskused on näolihastele. Nagu ka millegi hästi vaikselt tegemine. Kui proovid mitte müra Mina teeks niimoodi. kolinat tekitada. No, ja kikivarvukil saabastega, kui sa oled jätnud... No, siis näolihased aitavad ka. Nagu võtavad maha, aga see, et sa lähed kikivarvukil näiteks vaatad ja hakkad minema, telefon, seal kuskil toa teises otsas saad just oma need Dr. Martensit kuradi kaela kinni sõlminud ja siis lähed kikivarvukil selle näoga. Siit sa pead thumbnaili pildi arva. Kusjuures me ei ole selle erikoti nime veel pand. Ja. Mina ütleks katakott. Hunnikott. Katakott. Autorisaade peaaegu. Jaa. No pool läks sinna hunnida olla. See ongi minu, mis on Hunnik. see Magnum Opus. Magnum Opus. Opel. Autokott siiski. Paneme autokott hoopis. Autokott või? No vaatab. Vaatab, mõtleb. Kas lähme Helistab. äkki äriideede juurde? Lähme. Samas kanakott on ka, sest meil on kanakott. Kanakott. Trükikott. Kott, trükikott, vaat, jah. Ja, väga oluline. Nii. Järgmine rubriik või? Äriideed, halvad äriideed. No vot neid mul jagub. Sul nüüd jagub. Ja. Enamus võtsin siin Äripäeva lahti ja vaatasin, kes pankroti äärel on ja kirjutasin üles. Eraldi, seal on siuke menüü nupuke. Pankroti äärel, rubriik. Tänasest pankroti äärel. Tänasest pankroti äärellis, sest et nime ei tohi kääneda. Äärel. Oota, aga kus ma üldse olen oma nõutsidega? Halvad äriideed. Nii. Eks tahan ise öelda. Ta on Ja ma teen öelda seda. ja ise naerda. Tavai. Selline saade. Pühapäeva hommikul. Pühapäeva hommikul ETV-s või 2, ma ei tea, kuhu võetakse. Kus on selline... Kell 9 ja 10 on juba võetud ETV-s. Kui mind ära kuulatakse, siis ma arvan, nad mõtlevad ümber. Või siis ETV Plussi, mida iganes. Selline saade, jutusaade, kus kõik räägivad veits nagu Peet Vetersi tüübid või siuksed mingi... Kogu aeg on mingi... Saate nimi on Hommik Anuga. Ma ei tea, miks Peet Vetersi tüübid, aga jah. Anuga, okei. Või siis Jah, jah. mul on ka tegelikult... Saade vanadest autodest. See oleks väga loogiline. Aga mul on ka kunagi olnud nimekirjas olemas. Anuga. Lugesid ette ka või? Ei, lihtsalt, et spinnida sinu teema pealt, et mul oli Egiptuse teemaline siuke pühapäeva hommikusaade Hommik Anubisega. Kõik Egiptusest. Püramiidid, sfinksid, vanad jumalad. Natuke kõlab ka nagu Anu hommik nagu selline nagu ärianuga. Anubis. See oleks see jumal tänapäeval. Anubies või? Võis. Anu.biz leht on tal. Kui me siin juba telesaadetest rääkisime, mul on ka üks halb Teleäri. telesaate halb mõte. Selle nimi oleks, et
inimese suurune maiustus või laip. Kus siis inimesed, see on siis spin-off sellelt, et kas see on maiustus, kas see on šokolaad, jah, cake or fake. Natuke keskajalikku võib-olla jah. Uudutust. Ja sealt õpetlik ka kindlasti, et kui on nagu noasurma või... Et suur veeuputus. Et sa pead, jah, sinu ees siis on kas inimene suurune maiustus või on tegemist päris laibaga ja sa pead proovima. Sa pead lööma noa sisse, et näha. Ma just mõtlesingi, et kas see on laip juba, kas ta on ennem või? Me ei tea, et see ongi, et sa näed, ta on nagu, see on ilmselgelt, peab olema surnud inimene. Ei, võt seda ma mõtlengi, et kas see inimene on elav? Sa ei saa ju elav magustoit olla, et sa pead, elav inimene liiguks ja siis see annaks ära. Ei, see ei liigu üldse. Niimoodi. Ja siis sa pead lööma selle sinna noa sinna sisse ja kas tuleb välja sealt maius või lähed vangi? Või surm. või lähed vangi. Surm tuleb inimese eest. Surprise! See on... Mingi siuke. Ma ei kohe nii mõttes, et mis selle tabav nimi sellele saatele võiks olla. Kook või kinni? Kook või koolnu? Ma arvan, te ei kuulnud, mul oli juba inimese suurune maius või laip. Väga hea, neljale reaal saab ilusti kujundada. Sealt tuleb esimene, tuleb niimoodi ja nüüd täna saates tuleb inimese 3D's on tehtud 90-ndatel. Inimese suurune maiustus. Suurune kook või laip. See on see, Arlet Palmiste teeb niimoodi ja siis see publik hüüab seal inimese suurune. Ei, oli suurune või? Jah, inimese suurune maiustus või laip. Ja theme song. Maiustus! See lõpukõll on... Nii maitsev. Oi jäi see, ma sõin inimest. Maitsev. Inimese. Arvetab. Tahaks näha. Meeldib. Lae. Kas see leiaks aset kondiitri kohas või laibakuuris? Iga kord erinevalt. Iga kord erinevalt just. Kunagi ei tea. Nice. Ja siis on, seal on see ka, et Paides isegi. Või äkki sa saadki sinna krematooriumist. Ei, selles mõttes kumb mitte lambist. Sa mõtled Paide kondiitrit või lihtsalt Paide linna keskväljakul. Ma mõtlen, üks kord on ühes kohas, teine kord teises kohas. Nagu kas kondiiter või mis oli surnukuur või? Segaduse jälgimiseks. Just. Aga ma arvan, et seal saaks ka publikule tekitada põneva siukse elemendi juurde. Kindlasti. Et kui inimene otsustab, et tegemist on kindlasti laibaga, ma isegi ei proovi seda. Ja siis sa saad selle otse lükata krematooriumisse. Siis vaatad, kas maitsev kook põleb. Ja siis publik on nii, et ei, sa panid just terve inimese suuruse maiustuse põlema. Vaata, ja siis sa pead... Me oleks saanud seda kõik süüa. Vaata, üks kaamera, püsikaamera, mis võtab... Oi, ütleb publik. Püsikaamera, mis võtab, vaata, kui seda uut popi valitakse, võtab seda korstnat nagu, et kas sealt läheb magussuits välja või läheb sealt laibasuits. Kas tuleb kärsakas või... Rahvas otsustas ja siis õues on inimesed. See oli maiust. Aga seal mikrit ei ole pandud õue, vaata, siis on ainult maad emotsioone. Inimese suurune kook just lihtsalt põles ära. Jah, midagi sellist. Okei. Väga hea, mina ütleks väga hea. Jaa, tõesti. Ma vaataks seda isuga. Ma ei vaataks seda, aga ma hindan seda. Ei vaataks või? Isegi kui Mattias on peaprodutsent. Produtsent just. Kuidas sa saaksid siin käia ja nagu Mattias, me viimases saates tegime, siis Kata on, ma ei näinud. No siis te teate, kuidas mina ennast tunnen, kui ma pean tsiteerima enda mingid stand-upi asju. Vahetult pärast, kui sa lava pealt maha tuled. Ja meie vaatame seal samas juures. Okei. Nii, halb äri ei tee. Kas kellelgi on meelest? Mul on igasuguseid, nüüd peab otsustama. Jah. No see tuli mul unise peaga
hiljuti. See ei olnud see ma ei saa autorlust endale võtta, sest et see uni tegi. Ja uni tegi selle suus sulatatud juust. Rõlge toode. Kas see, kes sulatas tema nägu on ka näha? Erinevad näod. See on see blond tšikk, kes seal juustu peal on nagu. Aga siis asendame foto. Natukene läheb sinna Mattiase saate ideesse. Toorjuustu inimene. Klassiga ekskursioonile sinna tehasesse, kus tuleb suust sulatatud juust. See ma ütleks, on päris kehv idee. Nagu see oleks selline, ma vaatan suust sulatatud juust, siis ma mõtleks mingi Raivo olen Facebooki kasutaja peale. Eluülikool ja põhimõtteliselt hambaid ei pese, ainult veega. Ja, ainult sulatab juustuna. Oskab elada. No, täna sulatasin, las ma mõtlen mingi 16 kilo juustu. Praegu kõval, sul on suus veidi juustu. Ütleme nii, et Seega liimine diktsioon natuke. Kellel suu matsub, sellel jalg tatsub. No, et mul on selline äriidee, et te kindlasti teate, tähendab haid. Palju sa mingi hai materjali jagub? Väga hea, tootlik. Haidega see värk, et inimesed kardavad neid väga. Ja tegelikult on nad ju väga armsad kalad kesed. Nad söövad palju vähem inimesi kui näiteks mingid asjad, kes inimsööjad näiteks. Ja nende peaks neid eest hoopiski hoolt kandma ja võtma nad teki sisse ja niimoodi kaisu. Ja selleks ongi high-tech. Aga see statistika oli mõtlema panev, sest et tõsi, inimsööjad söövad rohkem inimesi kui haid. Ja üldse nagu veel paljud muud olendid. Vaesed haid saavad omale selle. Haid ainult ammustavad ja nad on inimene. Et nad ei ole mingi... Ja tead, mis veel rohkem tapab kui haid inimesi? Ülesöömine. Ebatervislik eluviis. Suitsetamine. Enda keha rüvetamine, alkohol. Ja muud surmavad haigused. Porno. Tähendab. Porno surmad leged. Oi ei. Oi ei. Isi. Ma ei saa homme kooli tulla. Kodused probleemid on. Isi suri porno surma. Vabandust kõigile, kelle... Okay. Vanemad on pornohauda läinud. Vabandust kõigile. Pornhaud. Pornohaud. Aga jaa, okei. Mul on siuke mõte äriideena. Et selleks, et tanklasse bensiinihais kätele ei jääks ja ei peaks neid kilekindaid on ju raiskama, mis on loodusele väga halva. Peagi sa võiks haisvate kätega ka olla. Aga selleks, et ei jääks bensiinihais kätele. Sa tahad mõlemat korraga. Et ei jääks ja ei peaks neid raiskama, siis võiks teha nii, et kogu maailm oleks kogu aeg bensiinihaisune. Ja siis nagu polegi vahet. See on uus reaalsus. Et ta teab Me siin saates räägime tõde. Saad teha bensiini šampooni näiteks. Diisli lõhna, see on juba tehtud. Diisli lõhnalist bensiini näiteks. Bensiini lõhnalist diislit. Pena lõhnaga maagaas. Mix and match, no. See sama, ma arvan, et high-tech võiks olla ka selle bensiini lõhnaga. Lõhnaga high-tech.
muudame ära filmi nimed. Bensiin me oleme. Kuulajate jaoks siis vaadake, guugeldage, see on Eesti film, kes kuulajad, kes ei ole, kes on nooremad kui 1000. alla tonnised lapsed. Matemaatika oli nõrk koolis, ma pakun, et alla 1000 on kindel. Paneme kinno peale välja ja paab lukku. Kas kellelgi on veel mingit ärilist eesmärkirtust? Mul on võib-olla oleks siis selline sotsiaalmeedia konto, kus on isa ja poeg. Tegutsevad, panevad üles pilte ja... Nagu ühine konto, jah? Jah, see ongi nagu selline... Kas neil on niimoodi siuke pilt ka või? Päises? Võib-olla. Okay. Ja nad ei pruugi isegi üldse sarnased olla. Yeah. Isegi nagu välimuselt ega ka mitte kui millegi poolest. Ka käitumiselt ei pea üldse ühesugused olema, lihtsalt on isa ja poeg. Aga samas nendel on oluline ikkagi see traffic seal kontol, mis kajastub siis nagu inimeste... Et oluline oleks näha, et neile meeldib traffic'u vännid. Kõik pildid on seal lava ees. Yo, traffic heavy. Ma sain selle kanakoti naeru ka ära korraks hing kinni. Nii, jah. Traffic on oluline neil. Jah, et no lihtsalt ütleme, et inimesed annaks märku, et see sisu meeldib. Ja oluline ka, et kummagi puhul, mitte lihtsalt, see on mingi tore ühispilt, et mõnikord on niimoodi, isa on üksi, mõnikord on poeg üksi. Mõlemale tahaks mingit visake pöial. Ja siis nende ettevõtmise nimi on Like Father, Like Son. Nad on nagu siis mingis mõttes nagu sellised tähelepanu hoolad. Kui sa tahad seda nii panna, siis jah. Tahtsin like. Tule külasta meie profiili, aga like father, like son. Like father. Like father. Like father, like son. Faseril muideks meeldib. Isaliku hääldusega. Talle meeldib ka harmastab seda šokolaadi. Karl Faserit. Tema lemmikisa on päeklitega. Teate, ma räägin Karl Faser with these nuts. See on jälle see mingi 4. layeri sarkasm seal juures. Ma loodan, et kuulaja saab aru, et me ei naera südamest these nutsi. Aga vaata, see ongi see, kust läheb nagu see piir, millest on varem juttu ka olnud, et näiteks mingi sõna, mille võtad irooniliselt kasutusele. Aga mina ikkagi, no see on ikkagi nagu selle, aga see on just see, sina seda ütled, see on nagu naljakas, aga... No tegelikult ma hakkasin ka analüüsima, miks see väljad naljakas on, aga ta ei olegi, aga see ongi see kordus, miks ta naljakas on. Mitte see, samas, aga mis asi ta üldse on enne seda, kui ta kordus on, ega ta ei olnudki midagi. Ega keegi esimesed these nutsi peale ei naernud ju. See pidi tulema teist korda ja siis oli tulema teist korda. Kui vaadata hommikul televisiooni, siis kui ta kordusena see on ka, vaata, see on nagu 30. Täiesti teine asi. See on nagu see 30. Hommiku televisioon. Sul on kas hommiku televisioon või sul on saate nimi Terevisioon. Aga sul ei ole hommiku televisioon. See tuli kuskilt päris kohast. Sorry, mis see point oli? Shoot. Ei, head. Siit me niisama edasi lähe. Jällegi, tähendab Kadri-Maria Mett. Vaata, see oli mul ka see iroonia juba kadus ära. Vabandust, mitte Kadri-Maria Mett, vaid Kadri-Maria. No minu artisti nimi võib-olla on endiselt Mitt. Jah. On siis teleka ees ja
ega telekas keegi seda ei ütle. ja vaatab ETV-d ja siis abikaasa tuleb, et lülitaks äkki vaataks seda hommikutelevisiooni. Ja see... ja rõdu peale tobile jälle. jälle kanakoti chat lahti. ja kõik kordub taas. Prillid on nina peal. Türa saite Vahepeal vaatan prillide läbi ja siis üle prillide. Tahtsin rääkida vahvat lugu, mis juhtus niimoodi. See algas nii. See algas nõndaviisi. Et see algas nõndaviisi, et mul said otsa need äriideed, on ju. No üks oli selline sanatoorium, aga see on päris hea nagu, on ju, noh, äriidee, mis päriselt nagu olla. Ja siis ma läksin oma nendesse notesidesse sorama veits nagu. Ja leidsin sellise sõna, mida ma selkus ükskord täheldasin. Vaata, seal on need osakonnad, et siin on supp ja siin on kana ja siin on WC-paber ja niimoodi. Ja seal oli selline rubriik nagu kantseleikaubad, mis on nagu cancel, ei. No, kuulge, rubriik, mis asjad seal olla võiks? Noise. Blackface'i mask. Ma mõtlesin, et ma arvestan nagu siukselt käega katsutavamalt tasandilt taga ja no miks mitte. Ja no mõtle, kui seal on noore Michael Jacksoni mask. Seal ongi see, koos selle kaabuga ja kõik vaata. Nina käib kogu aeg küljest ära. Need narvad. Mis need narmad? Sa mõtled neid juukseid? No see soengustiil. Seal on põhimõtteliselt kõik terviseosakond koosneb nendest asjadest, mis on nagu lihtsalt cancel'e peale saanud, mis ei ole enam nagu üldse mina mõtlesin, et siin vastuvõetavad. tulevad reaalsed hinnangud toodete kohta, mis meie meelest on ebavajalikud. Aga see oli ka... ma mõtlesin ka kohe ikka cancel, noh selle, me ei saa indiaani need asjad kõik, noh kõik või mingi punupatsid ja blackface'i maskid ja kõik see. Lihtsalt kõik, mis on must värv, pane sinna. Kõik see Weinsteini produktsioonifirma Memorabiliaga ja merch, Weinstein Company merch. Siis on need põlled, mis on mingi naise koht on köögis ja kõik need ripuvad seal. Kahjuks ei ripu vist. Mõtlen, mis seal veel võiks olla. Analgiin. Vanasti oli valu vaigist. Mis pani muu koha valutama? Et oli vänge. Kange liiga, jah. Nüüd ta ilmselt on kuskil nagu jah, ta oli nagu käsimüügi ravim. See enam ei ole. Käest kätte. Oot. No sina kindlasti paneks sinna selle... Anna minu näite. Sina pane, mul ei lähe see meelest elu lõpuni, ma arvan. Need maitseaine topsid, millel on seal peal on luuk, on ju. Kahel pool on luuk ja mõlemal pool on see täisavavus, mitte aukudega. Kantsel ei taha. Võtad nagu lahti, ei ma ei taha, ma tahaks sopsutada. Võtad teise, sama, miks sa teed sama sinna, mulle ole... Mis osakonnas ma olen? Ilmselgelt, siin. Cancelei. Tähendab. Oota, aga kas päriselt sellist asja ma ei ole näinud, et on nagu need mõlemad augud. Ei vist, et teisel oli ka liiga suured. Vist oli sul see ei, minul see ei olnud. Ei olnud või? Ei, sul midagi oli, aga maitseainetega. Mul oli see, et liiga väikses pakis on küpsetuspulber. Ei, see oli viimati. Väga ammu oli see. See oli väga ammu. Viimati väga ammu. Sama asi tegelikult. See väike pakk oli viimati, aga too oli väga ammu. Vaat ma isegi ei mäleta. Mul on ära mädanenud need ammu. No vaat, kui ma praegu on üks asi, mis mul on meeles sinu asjadest. Aga see on mitmes kord, kui teil ongi mingisugune, see on juba teine asi, mis on teil meeles. Ja see on need ainukesed asjad, mis mul ei ole meeles. Me oleme sinu vastu koos. Mul tuli väga hea äriidee, et võiks salvestada neid saateid. Et meelest ära ei läheks. Nonsense! Poisid, meil on jäänud veel 15 minutit. Tai. Mis sinul pakkud on?
teeme nonsensi otsa või teeme äriideed veel või? Võimegi nonsensi teha küll, jah. Läbi segi teha, aga mul vist väga häid nonsense ei ole enam. Aga ma panen siis lihtsalt ühe äriidee otsa ja siis lähme üle. Teeme nii. Ja siis ma panen vee pärast äriidee otsa. Pane. Ja minu jaoks hea halb äriidee oleks see, et siuke ekstravertidele mõeldud kinopiletite ostmise keskkond, et mis paneb su kohe automaatselt nagu pooltühjas saalis nagu inimeste kõrvale istuma. Et vaata, tavaliselt on see, et see on automeeritud nii, et ta paneb su eraldi kuskile. Aga ekstravertidele mõeldud see keskkond oleks siuke, et ta läheb kohe nagu otsib selle üksikult istuva inimese seal saalis üles ja siis paneb su kohe sinna. Sest muidu sa peaks üksi vaatama filmi, kui sa üksi lähed. Siuke süsteem võiks olla. Ja kui seal saalis on juba nagu, pole üldse inimesi, siis ta valib lihtsalt uue filmi sulle. Võiks olla ka muidugi veel võib-olla täiendus, et ekstra pervert. Et see paneb ka sinna samma tegelikult. Saad selle popcorni topsi kaasa, kus see on auk juba põhjas. Auk põhjas sees, jah. See lege hea pränk. Popcorni tahad? See on jälle see kantselei sellest. Kantselei kaupadest võib vaadata. Sool läheb noksi siis. Okei. Oled see nagu, millal keegi katsub? Millal keegi katsub? Kantselei. Siit see läks otsast. Kusjuures tema jaoks see toode ongi kantselei. Sest et sool läheb munni otsast sisse. Mitte sellepärast, et see on ebaeetiline. Vabandust, võtke tagasi, et mina ei taha. Jumala valus on. Segi peast olete, et müüte seda tavaosakonnas. Ma kasutamata täiesti. Jah, kasutamata. Püüd mingit Cheddari puru noksi pealt ära saale. Püüd noksi puru püüd topsist. Noksi kõõm. Noksi helbed. Tavai, nii, ilma ühesuguse viisi upita, nonsense. Ma meil tahtsin veel äriideed. Äriideed, et pane otsa. Samas ma ei tea, kas iga kord, et see. Siis kui ma siin olen, ma vaatan, et ma ei tea, kas ükski on hea. Kui ma ei ole siin, ma vaatan, jumal palju häid. Kumb on siis õige see taju? Ei tea. Pane. Mul on sükene ebasoodus laenupakett üksikutele inimestele. Ebasoodus laenupakett üksikutele inimestele. Nii. Kõik. See läkski nonsensiks. Arvasid, et sellel on mingi... Te võite pakkuda tähendab seda äriideed. Kuna need kaks teemat on natuke sellised interchangeable, siis... See kõlas täpselt nagu noore laen, aga sorry selle piiksu pärast. Jälle teine kord. Aga ma arvasin, et tuleb midagi sellist sinna. Kuigi, ega see miks seda... See on ju... Jah, see on ju... Oi, oota, see oleks... Selles mõttes, et kui, mul on selline tunne, et kui seda piiksutada, siis sellest tekibki nagu halb sõna. Aga see ei ole tegelikult halb sõna. Jah, tegelikult ei ole. Ei oleneb selles mõttes... No cancel ei kindlasti. Cancel see oleks seal, jah. Okei, ma ei hakka igaks juhuks lahkama seda teemat. Nii, kas me oleme nüüd nonsensi all või? Jah, ei, Katal, me saaks vastata siis ebasoodus ühe inimese laen. Jah. Sain õigesti. Seal peaks mingi sõna siis olema. Laenutoode. Ebasoodus. Me arvame nüüd seda või? Mitte pakkuda nime sellele. Ma pakkusin juba ühe, aga see sai piiksu peale. See ei olnud arvatavasti, see võid nagu üsna kindel olla, et ma ei pakkunud piiksuga lahendust. Noore piiksu laen. Ta ei paku ka eraelus piiksuga lahendust. Ütlesin mingi, siis mingi, käisin mingi piiksu paaris ja... Mina vist ei arva ära seda, ma ei oska pakkuda ka. Kehvadel tingimustel üksiku inimese laen. Mis need on? Kodutu laen. Ei või? Kas laen või laadin? See on päris kehv tingimus, et sa pead ütlema kodutu laadin. Ega ei arva ära küll. Forever alone.
Noortele kuskil inglise keeles. Selge, jaa, okei. Ma tahaks reklaami teha sellist. Noorem kuulajaskond võib-olla ei teagi seda nalja, nii et. Just. Ei, ma arvan tead ikka. Ma arvan tead ikka. Juba irooniliselt teavad nagu see kirjutage chati oma sünniaasta ja pange kas... Ja skrutt pange juurde. Kas teadsite? Ja me vastame. Kurat. Ma olen ära unustanud, et siia... Vastuse variant A, kurat. B. Ma olen ära unustanud, et siin peab olema see selgitus ja mul on ainult see lõpp. Siis pead pane puusalt. Siis ma pean panema puusalt ja okei. Ma võin ühe vahele teha. Nii, davai. Tegelikult väga hästi läheb siia laenu otsa, et see on selline käitumisviis, mille tulemus ei ole kuri, vaid hoopis kasulik. Kuidas seda tegevust nimetada? See ei ole kuri, vaid pigem kasulik. Jah, pigem kasulik sulle endale. Ja, aga see ei ole nagu kuri tegevus. Hea tegevus. No tegevus... Ei tohi olla vastuses, jah? Jah, põhimõtteliselt ei ole. Beats me, ma ei tea. Rahatahtlik tegevus. Jah. Oh. Ma pidin jooksvalt teed. Priit neppis pärakud. Tänu sinule iga kord tuleb mul see meelde, kui ma seda lugu kuulen või sellele mõtlen. Sa ütlesid rahatahtlik, jah? Rahatahtlik, jah. Siit lähme siis minu oma peale. Kui üks Eesti hinnatuim disainiettevõte oleks üldse alustanud finantsasutusena, siis mis oleks selle nimetus olnud? Disainiettevõte, mis asi see peaks olema? Et kui see oleks üks hinnatuim disainiettevõte Eestis, oleks alustanud hoopis finantsasutusena. Mis nende nimi oleks siis? Disainiettevõte, ma üritan mõelda. No disainistuudio, graafilist disainistuudio. Pank. Seal tehakse, mõtlesin sama, või paku. Või dividendid. See on disain või sa väldid sõna reklaami agentuur või? Disain ikkagi. Disain, jah? Et sa olid selle pakuga õiges suunas. Aha, okei. Akupank või? Jah, aga tegelikult, kurat, ma poleks pidanud ütlema, et see on õige, ma oleks pidanud teesklema, et see on vale, sest et inglise keeles, oleks see nagu näiteks... See on minulik natuke. Akupank on nagu siuke klassikaline, aga ma arvan, et ikkagi rahvusvahelises mõttes nad oleks pannud ikkagi pigem nagu perekonna nimede järgi selle nimetuse. Aku tuleb ikkagi eesnimedest, Akupank. Perenimedega järgi rahvusvahelises keeles oleks see olnud Squirrel was hunting fish bank. Orav küttis kala. Okay. Squirrel was hunting fish. Squirrel was hunting fish. Bank. Olemas, highlight olemas. Kotane aastal. Highlight on see tekk, aga suve versioon. High on live. Siuke kerge tekk. Pleed. Pleed on highlight. Pleed. Nii, Kata. Meil on jäänud 7 minutit. Mul on selline vitamiinirohke jook Lõuna-Eestist. Okei. Ladina-Eestit. Tean peast. Valga. Otepää. Võru. Vitamiinijook. Ladina-Eestist. Vitamiini rohke ma pakkusin, aga ei pruugi olla. Kange või? Ei, nagu selles mõttes, mida me mõõdame. Mitte alkoholiga. Mis seal siis Lõuna-Eestis? Samas võib olla, ma ei tea, aga keegi ei...
ei, see ei olegi määrav. Piusakoopa limps. Ka piusa. Nii, õige. Okei. Lähme edasi. Piusakoopa limps. Piusakoola. No ei tea. Sul isegi võiks... Puka what? Puka what? Ma arvan, et sul on ka seal sellist äratundmismomenti selles nimes. Isiklikku võib-olla isegi seosta. No Hansa on Lõuna-Eesti tekiila. Me läheme vaatame üldisemalt pilti. No vaatame laiemalt pilti. Aga mis kuradi vitamiini sul seal sees on? Hansa. Ganja, võt see on vitamiin. Ganja koopa limps. What? Koopa koola, mõtle. Aga ei ole see. Koop ja koola. See on nagu... Kõik need teised joogid. Lõuna-Eesti reede õhtu. Mis teeme täna? Ma ei tea, koop ja koolene. See kauplus. Jep. Ja Hansa. Aga hea küll. Pakun, no, pakun ise ka. Mulginektar. Kurat. Miks ma ära ei arvan? Ma olin nii lähedal. Piusakoopa limps. Järgmine järeldus. Tead, mina teen viimase. Mõtle, mulginektar pois teeb seal oma projekti mingisugused rahvariietes. Ma teen viimase. See on seotud selliste, ütleme, tervisetrendidega, mis meil viimastel aastatel siin on lambutanud ja menüüdesse meil tunginud. Ja võt, aga menüüdest jõuab see nüüd peokohtades, klubidesse, meie kõlaritesse, kõrvaklappidesse. Mis on see muusika stiil? Quinoa trance. Väga super pakkumine. Aga see ei ole õige. See ei ole see, mis ma mõtlen. See on muidugi õige, on ta kindlasti. Aga... Ent mitte. Ehk mitte. Menüüdes on juba märgid, särgid, värgid juures, aga nüüd jõuab see. Tegemist on mis muusikastiiliga? Ma tahtsin Louis Vegan öelda. Mammon. Ja kui sa mõtled David Ketamiini peale, siis see ei ole õige. Laktoosiva bass music. Tervisetrend. Me mõtleme õiges suunas. Laktoosiva bass music. Me mõtleme õiges suunas. Bass on õige. Bass on õige. Siis see on ju... Kirjas on ka tõttes... Bass on ainult... Aega on jäänud 3 minutit. Selle 3 minutit veedame meeldes. Sügales niimoodi. Ei tea vist. Oota, bass oli juba. Aga noh, seda ei öelda niimoodi välja. Ta on seal olemas. Ta on... Nagu see bass on seal nagu helina sees või? Drum and bass või? Väga hea pakkumine, aga nüüd ongi drum and bass, aga see on gluteen B. Okei, gluteen B. See on võib-olla mingisugune see... Ta on isegi, ma ütleks, vastu lause tervisetrendidele. Aha, jah. See on seal sees. Ja. Lisan siia lõppu, kuidas Odeni pea lõhkeb. Drum and bass on väga hea pakkumine. Väga hea. Super, noh. Jah. Aga okei siis. Kõrge noodi pealt siis. 1,5 minutit on veel jäänud või? Oh, jah. Tervitage Atsi siis võib-olla. Jah, joo Ats. Varsti on kooli, mis sa kooli vormist muidu arvad? Kui peab kandma hakkama, on see sulle vastuvõetta või tahad käia oma kuulide või tahad käia piirkonna rajoonikoolis? Või tahad kuulilt kooli minna? Kuulilt kooli, piirkonna rajoonikoolis. Küsin memm viskab omal need mädande õunad kotist välja ja kuulilt kooli.
Emps sul neid kanakoti notes on üle või? Prindiks taha plaanile veits neid joonistatavaid asju. Ja ma pean koolis seda embrüad vormima õhupalli ümber. Või mis iganes see meetod oli. Kas sul seda marlit ja... Say don't spray. No, okei või? Tore. Järgmine nädal siis jälle, mul jäi palju kasutamata. Jah, just. Tõmbame otsad. Järgmine aasta siis jälle. Ja Print Group, ma just vaatasin Print Group, kui teil on disain alles, saatke meile meeter korda meeter suuruses plaated ja siis me saame need panna stutsi niimoodi. Oleks. Et teile reklaamiks. Jah, pange Print Group suurelt alla. Presented by Print Group. Select language. Davai. Joo. Selectige language, siis kõik ja... Tääb. Puka what?